No nii, Trump on muutnud meelt Iisraeli suhtes või, mis veelgi olulisem, omaenda poliitikate suhtes. Miks on ta keelanud Iisraelil näha selle vastastikuse mõistmise memorandumi üksikasju, mida väidetavalt allkirjastatakse reedel Šveitsis toimuval tseremoonial? Kuulame, kuidas asepresident J.D. Vance seda selgitas. Miks me ei või kõik praegu seda vastastikuse mõistmise memorandumit näha? Põhjus, miks me pole seda veel avaldanud, on see, et käimas on mõned delikaatsed diplomaatilised protsessid, kus iraanlased ja mitte ainult nemad, vaid ka mõned meie vahendajad, pakistaanlased ja katarlased on palunud meil seda õigesti ajastada. Ausalt öeldes ma ei saa sellest täielikult aru, aga araabia ja moslemi maailmas on teatud tundlikkused, millele me püüame vastu tulla. Põhimõtteliselt, kas see tõesti loeb, kas kokkulepe avalikustatakse kolmapäeval või reedel? Ei, sellepärast me polegi seda nii palju rõhutanud, sest kõige hiljem ilmub tekst reeden. Olgu, Mark. Ma tean, et sa oled härra diplomaat ja kõik see. Kuidas sa selle olukorra ära silud ja räägi mulle, mis on araablaste, Iraani, Pakistani ja Katari tundlikkused. Selgita mulle, mida see tähendab. Ma ei tea üldse, mida see tähendab, aga mul on sulle üks teooria. Ma tean, et suur osa diplomaatias toimub alati kulisside taga. Et diplomaatia õnnestuks ja saaks kõik detailid paika, tehakse seda kõike vaikselt ning avalikustatakse alles siis, kui kokkulepe on saavutatud. Kui sa teed midagi avalikuks enne, kui kokkulepe on saavutatud, võid sa võimaluse kokkuleppeks hoopis hävitada. Ja seega ma saan sellest aru nii, et minu tõlgenduse järgi pole kõik veel 100% lahendatud. Võib-olla ollakse lähedal, aga see on nagu natuke rase olla. Sa kas oled seal või ei ole, eks? Ja seega minu oletus selle vastuse põhjal, mille saime asepresidendilt, on see, mitte kõik pole veel paigas. Ja seetõttu ei avalikustata midagi, kuni see pole lõplikult valmis. Ma mõtlen, mis suur vahe on selle väljakuulutamisel täna, kolmapäeval või reedel. Suurt vahet pole. Mis see siis on, päev siia või päev sinna? See ei oma tähtsust. See võib olla oluline ainult siis, kui varajane avalikustamine paljastab paberis veel olemasolevad erinevused. Kõigepealt ilmselt president Trump allkirjastas selle lepingu elektrooniliselt. Ja kui seda ei ole tehtud, kui üksikasju ei ole veel läbi arutatud ja lõplikult paika pandud, siis kes allkirjastas neid elektroonilisi dokumente? See on kõigepealt. Teiseks, see on täpselt õige. See leping, millest sa rääkisid, tead, see võib kuidagi ohustada seda lepingut. See on kurileping. Iga leping, mille sa teed Islami Vabariigiga, on halb, sest see annab neile ka veel 60 päeva juurde ja nii edasi. Samal ajal, kui nad tulistavad endiselt laevu Hormuzi väinas, Hezbollah tulistab endiselt Iisraeli kaitseväelaste pihta Liibanonis ja sihib Iisraeli piiri. Vabandust, sa tead, miks nad ei taha seda avaldada, sest iga kord, kui midagi sellest leppest lekib, kõik inimesed Trumpi administratsioonis ja Ameerika vabariiklased, kes on Marco Rubio leeris, mitte J.D. Vance'i leeris. Ja kõik iisraelased ütlevad, et see on ennekuulmatu. Sellist lepet ega üldse mingit lepet ei tohi teha. Ja see võimaldab režiimil saada raha ja end uuesti üles ehitada. Ja ma tean ka, et ta ütleb, et kõik on kontrollitav. Jama, Tead, ma mõtlen, sa tead, nüüd sa ei nõustu sellega, et iga leping on selles olukorras halb leping. Vaatame siis Trumpi administratsiooni selle enda retoorika kaudu, eks. Trumpi administratsioon ütles, et nad ei tahtnud seda alguseski. Nad olid sunnitud sõda pidama ainult seetõttu, et iraanlased ei olnud valmis diplomaatiliselt tegema järeleandmisi, mis oleksid nende tuumaprogrammi lõplikult lõpetanud. See oli Trumpi administratsiooni seisukoht. Ja Trump ütles korduvalt, et ta eelistab seda lahendada diplomaatiliselt, kuid kui nemad koostööd ei tee, siis tuleb kasutada jõudu. Ja täpselt nii juhtuski. Aga pole kahtlustki, et Trump väljendas algusest peale eelistust diplomaatilise lahenduse kasuks. Kuid mitte, nagu ta ise ütles, tema sõnadega, mitte Obama stiilis magus diil iraanlastele, vaid kokkulepe, mis tegelikult lõpetaks nende tuumaprogrammi lõplikult ja igaveseks. Nüüd ma väidaksin, ma tean, et sa ei nõustu sellega, aga just seda ütles Trumpi administratsioon järjepidevalt viimastel kuudel. Ma väidaksin, et sellega, mida nad nüüd tegid, on nad endale väga palju kahju teinud, just oma enda vaatenurgast. Mitte Iisraeli vaatenurgast, mitte Ruti Blumenthali vaatenurgast, mitte Mark Regase vaatenurgast, vaid just oma enda vaatenurgast on nad endale kahju teinud. Miks?
hetkel, kui te nüüd lähete sellesse 60-päevasesse protsessi, kus kehtib relvarahu ja väinad on avatud ning iraanlased saavad hakata oma naftat eksportima ja seetõttu hakkab neile raha sisse tulema, mille puudus on neid seni kahjustanud, teisisõnu, te olete majandusliku surve ära võtnud. Ja kui sanktsioonidele peaks tulema mingisugune leevendus või lubatakse raha välja lasta, nii et te vähendate neile avaldavat majanduslikku survet. Te olete vähendanud ka sõjalist survet, sest neil on relvarahu, eks? Miks sa siis arvad, et nad nüüd järeleandmisi teevad? Ainus võimalus, et nad oleksid järeleandmisi teinud, oli siis, kui te oleksite neile survet edasi avaldanud. Ja survet vähendades arvan ma, et hea tulemuse saavutamise võimalus on palju väiksem. Viimane punkt selle teema kohta, eks? Kui Trump ning isegi Vance on öelnud midagi sellist, nad ütlesid, et nad ei saa midagi ette. Nad saavad sanktsioonide leevendust ja muud sellist alles siis, kui nad on tegelikult täitnud selle, mida nad peavad täitma. Teisisõnu, nemad peavad tegutsema enne, kui nad saavad mingeid majanduslikke hüvesid ja me saame alati sõja juurde tagasi pöörduda. Kas ameeriklased kavatsevad oma väed välja viia? Kas nad hoiavad oma vägesid Lähis-Idas valmisolekus ja lahingu valmis juhuks, kui iraanlased hakkavad mänge mängima? Nii et 2 asja. Kui me läheme sellesse 60-päevasesse protsessi ja mulle tundub, et see on peaaegu juba kokku lepitud. Kui me läheme sellesse 60-päevasesse protsessi, siis esiteks, kas ameeriklased tõesti lasevad rahal iraanlasteni jõuda? Sanktsioonide leevendamist, külmutatud raha vabastamist ja nii edasi. Ja kas Ameerika väed on seal valmis, relvad laetud ja valmis tegutsema? Sest kui te ei tee seda, teate küll, kui annate neile majanduslikke järeleandmisi, mida nad tahavad ja viite oma väed ära, siis pole mingit võimalust, et tuleb hea kokkulepe. Olgu, kõigepealt räägime majandusest. Me kõik teame, et Ameerika avalikkus ja mitte ainult Ameerika avalikkus, vaid ka ülemaailmne majandus sai tugevalt mõjutatud Iraani, taaskord Islamivabariigi poolt. Mul on kahju öelda Iraan, sest Iraani rahvas ei vääri, et neid nende kurjade kiusajatega ühte patta pannakse. Olgu. Islamivabariik hoidis maailma pantvangis, haarates oma kontrolli alla Hormuzi väina. Ja nüüd ütlevad jälle kõik sõjavastased inimesed, nii demokraadid kui ka woke parempoolsed vabariiklased. Nii et nüüd, kui te avate Hormuzi väina, poleks teil üldse olnud vaja sõtta minna, sest Hormuzi väin oli alguses ju avatud, eks ole? Nüüd me mõistame, et maailma majanduse pärast on põhjust muretseda. Ja see on tõsine probleem, täiesti õigustatud probleem. Aga asi on selles, see majanduslik surve, kui sa oled keegi, kes süüdistab minusuguseid sõjaprovokaatorluses ja muus taolises, siis tead, mind see tegelikult ei huvita. Ja siis sa toetaksid kindlasti majanduslikku survet, rohkem kui sõjalist survet. Sa ütled, kuula, see toimib ja see toimis. See survestas seda režiimi tõesti tugevalt. Aga siin on veel üks asi. Aga jälle, siis on ameeriklased pahased, et nende bensiinhinnad tanklas tõusevad. Nii et jälle, ma olen seda varem öelnud. Okei, ma saan aru. Aga see tähendab, et nad ei näe suuremat pilti, sest see ei puuduta ainult tuumarelvi. Jah, sul on õigus. Trump on alati öelnud, et neil ei tohi olla tuumarelvi. Aga siin on asi. Ta ütles ka Iraani rahvale, et abi on teel. Ta läks ka sõtta ja see oli väga õiglane sõda. Ja tema koos Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega viisid läbi 2 suurt operatsiooni, mis olid tohutult edukad. Aga asi on selles, et nad olid võitmas. Isegi Trump ütles, me oleme nende õhuväe hävitanud, me oleme nende mereväe hävitanud. Me oleme hävitanud nende hooned, nende infrastruktuuri. Me oleme hävitanud nende juhid. 2 erinevat juhtide tasandit kõrvaldati. Las ma siis küsin sinult seda. Kui sa oled võitmas ja oled kõik need inimesed kõrvaldanud ning sul on need džihadistlikud islamistid, kes hoiavad Hormuzi väina pantvangis, siis neid ei huvita. Nad tapavad kõik oma inimesed, et ise ellu jääda. Siis sa annad alla. Siis ütled, teeme kokkuleppe. See ei ole diplomaatia. See ongi alistumine. Diplomaatia... Ma ütleksin, et kõigepealt unusta see sõna korraks. Kui sa võidad sõja, siis sa tahad, et kaotajad paluksid sinult rahu. Sa ei ütle, okei, me oleme selle kõik ära teinud. Ja nüüd, kuna need tüübid hoiavad meid Hormuzi väinas lõa otsas, siis me istume nendega maha, räägime
ja hakkame äkki ka nende kohta ilusaid asju ütlema. see on ennekuulmatu. Ma olen raevunud. nii et ma püüan analüüsida, mis toimub. ja võib-olla Trump üllatab mind. ja võib-olla ta saab suurepärase kokkuleppe. ja võib-olla iraanlased on tõesti hinda maksnud. Aga hetkel ma seda ei näe. Ma näen, et Ameerika on andnud mitte Iraanile, vaid režiimile uue elu, eks. Ja kui tõesti toimub USA vägede väljaviimine piirkonnast ning kui iraanlastele tõesti pakutakse majanduslikku leevendust, siis ma arvan, et nende motivatsioon teha neid järeleandmisi, mida Trump on seni nõudnud, saab olema väga väike. Ja võib-olla tuleb siis sõda uuesti, sest ma ei näe, et iraanlased, kui neil on hea ja mugav, oleksid valmis kompromissiks. Ma ütleksin sulle seda siiski. Sa ütled, et sa oled võitmas. Miks siis peatuda? Ja ma tean sõjalistest konfliktidest, milles Iisrael on osalenud, et isegi kui oled sõjalises konfliktis ees, ei tähenda see, et peaksid automaatselt jätkama. On olemas see, mida nimetatakse kahaneva tulu seaduseks. Mõnikord pead lõpetama, kui oled veel ees. On probleem, et Iisraeli sõdades ja Ameerika sõdades tekib sageli missiooni laienemine, kus lihtsalt jätkatakse edasi. Kui oled seotud sõjalise tegevusega, pead iga päev hindama, kuhu see kõik viib. Kas ma olen kahaneva tootluse kõveral? Kas ma olen nüüd ees? On aeg taanduda ja kasutada oma eeliseid teisel viisil. Ja nii see mõte, et sa pead selle lõpuni viima, on mõnikord tõsi ja mõnikord mitte. Ma tahan iraanlaste kohta veel ühe viimase asja öelda. Eks? Me ei tea, mis Iraanis toimub. Eks? Kas on võimalik, et režiim on tõesti oma viimaseid päevi elamas? Kas on võimalik, et selle relvarahu ajal kasutavad Iraani inimesed seda vaiksemat aega, et režiimi vastu üles tõusta? Kas on võimalik, et kõige toimunu tõttu võidab Trump nüüd aega, et Iraanis saaksid muutused toimuda? Kas üks teine teooria on, et Trump tahab lihtsalt novembrini oodata, et vahevalimised selja taha jätta ja siis saab ta vastulöögi anda ja seda tugevalt? Olgu, las ma vastan ühele neist küsimustest. Me teame, mis Iraanis toimub, et süütuid inimesi hukatakse endiselt. Seda me teame. Me teame, et see, mida sina nimetad vaikseks, võib-olla režiimi ei pommitata, aga Iraani inimesed on endiselt hirmul, neil ei ole relvi ja nad ei saa vastu hakata. Ja see on tõsi, et president Trumpil on täiesti õigus, et paljud juhid, paljud revolutsioonikaardiväelased ja Basiji liikmed kõrvaldati. Ja jah, kahaneva tootluse seadus, sul on õigus. Aga antud juhul, mida ma öelda tahtsin, on see, et nüüd tahab ta hoopis eemaldada oma blokaadi Islaamivabariigi ja Hormuzi väina suhtes, selle asemel, et öelda, ei, sina avad selle, sa avad selle kohe rahvusvaheliseks laevanduseks. Ja kui ei, siis pommitame sind uuesti. Ja kui ei, siis pommitame sind uuesti. Ei. Ja ma olen nõus kahaneva kasuteguri seadusega. Aga tegelikult ei ole ameeriklasi tapetud. Sõja jooksul oli neid mõned, aga väga-väga vähe, isegi sõjaliste standardite järgi. Ja iisraellastega on sama lugu. Olgu, ja tegelikult on rohkem iisraellasi tapetud. Ja mitte Iraanis, vaid Liibanonis. Ja asi on selles, et me teame seda. Nii et ma ei tea, millistest tahanevast tasutegurist me siin räägime. Teiseks, teate, kõigile neile inimestele ma pean teile ütlema, lihtsalt mulle nii meeldivad need nimed, millega mind sotsiaalmeedias kutsutakse, nagu näiteks Ziofriik. Ja see on vähemalt üks, mida ma siin öelda saan, sest teised hõlmavad kehaosi, naiste kehaosi ja kõike muud. Tõeliselt antisemiitlik, jäik, Iisraeli vastane retoorika parempoolsetelt. Ja see nüüd, miks ma seda üldse mainin? Sest kõigile neile inimestele ütleksin ma, et olen olnud president Trumpi suur kaitsja. Olen olnud vabariiklane, olen teda toetanud, iisraellased ja Iraani rahvas on teda toetanud. Toetanud teda mitte sellepärast, et ta oleks sõjaard või midagi sellist, vaid sellepärast, et ta oli ajaloo õigel poolel. Ta oli hede poolel halbade vastu.
ja nüüd järsku ta muudab oma poliitikat. Ja sellepärast ongi nüüd J.D. Vance järsku esiplaanil ja müüb seda kokkulepet väga kehval viisil muide, erinevalt Marco Rubiost, kes pikka aega tundus olevat Trumpi suurimas soosingus. Nii et ma tahaksin teada, miks ta siis isegi, kui ta muutis oma poliitikat majanduse või vahevalimiste või millegi muu tõttu, peab hakkama Iisraeli sõnaliselt ründama. Mida kuradit Iisrael talle tegi peale selle, et oli tema poolel, aitas teda, julgustas teda ega sundinud teda sõtta minema? Ja ma lihtsalt, olgem korraks kuulame, mida president Trump ütles Iisraeli kohta. Ma ei ole rahul sellega, kuidas Iisrael on käitunud Liibanoni ja Hezbollahga. Nad oleksid pidanud suutma selle kiiremini ära teha. See lihtsalt kestab lõputult. Ja kui see juhtub, heidab see suurele tehingule halba valgust. Ja see tehing on Iraaniga. Ma ütlen teile, Iisrael võitleb Hezbollahga liiga kaua ja liiga palju inimesi saab surma. Ja sa ei pea iga kord, kui kedagi otsid kortermaja maha lõhkuma, sest nendes kortermajades elab palju inimesi ja nad ei ole kõik Hezbollah, seda võin ma sulle öelda. Ja ma soovitasin Iisraelil lasta Süürial Hezbollaha tegeleda. Sest ausalt öeldes arvama, et nemad saaksid sellega paremini hakkama. Kas ma võin vastata? Trump ütleb siin mõningaid asju, mis on loogiliselt vastuolulised. Ja ta ütleb midagi, mis on tegelikult väga huvitav, ma arvan. See loogiliselt vastuoluline asi, ta ütleb, tead, sõda Hezbollahaga on kestnud liiga kaua ja Iisrael peaks tempot maha võtma. Aga kui ta kurdab, et sõda on kestnud liiga kaua, siis Iisrael ei peaks tempot maha võtma. Iisrael peaks hoopis juurde panema ja me peaksime selle lõpetama, eks? Ja ma arvan, et see on väga tõsi ja oli veel üks koht, kus ta ütles, tead, keegi ei saanud Iisraelis rakettide tõttu surma. Nii et polnud põhjust, miks Iisrael oleks pidanud reageerima nii, nagu me tegime. Aga kui 2 Ameerika helikopteripilooti ka viga ei saanud, siis Ameerika, tema ise nägi vajadust reageerida. Ja ma arvan, et suur osa sellest on seotud sellega, et ta peab iraanlastega delikaatseid läbirääkimisi. Ja tema vaatenurgast põhjustavad iisraelased talle probleeme, sest ta annab iraanlastele jutupunkte. Sa pead iisraelased peatama. Sa pead iisraelased peatama. Ma ei ole kindel, kui tõsine see on. Mis mulle huvitav tundus, oli tema kommentaar süürlaste kohta. Ja tegelikult ma arvan, et see on naljakas, sest Iisrael on lääneriik nagu Ameerika Ühendriigid ja meil on demokraatlikud väärtused ning me lihtsalt ei lähe süütuid inimesi tapma. Aga seda ei saa Süüria valitsuse kohta öelda. Ja kogu mõte on selles, et Iisrael hävitab kortermaju, kus võivad olla nii tsiviilisikud kui ka Hezbollah, eks. Kui süürlased tegelikult sekkuksid, siis ma arvan, et sa näeksid tõelist veresauna. Me teame, milline see Süüria režiim on. Ja on huvitav, et ta vihjab, et Iisrael ei ole piisavalt ettevaatlik tsiviilohvrite suhtes. Ja kuidagi on süürlased ettevaatlikumad. Aga suuremas plaanis Iisrael on Lõuna-Liibanonis. Me hävitame seal Iisraeli taristut. Vabandust, Hezbollahi taristut. On hea, et me seal oleme. Me teeme seal olulist tööd ja jääme sinna nii kauaks, kui vaja. Aga Ida-Liibanonis, niinimetatud Beka orus, on igasugust Hezbollahi taristut, mis asub otse Süüria piiri ääres. Kas president Trump kutsub süürlasi üles ületama piiri ja minema nendesse Hezbollahi tugipunktidesse Ida-Liibanonis Beka orus? Ning ütleb sisuliselt, et mida iisraellased teevad lõunas, peate teie tegema idas. Ma ei tea, kas ta seda ütleb, aga ma pean sulle üht asja ütlema. Ma tean, et talle meeldib diktaatoreid ja kurje juhte kiita ja kõike seda. Ja Ashara, ma mõtlen, härra ISIS Al-Qaeda, kes väidetavalt on muutunud, läheks Liibanoni ja raiuks pea maha igal kristlasel, keda ta kohtaks. See on tõesti suurepärane Trump. Suur aitäh sulle! Aga see pole isegi peamine asi. Minu probleem temaga on see, kuidas ta julgeb öelda, et me tapame liiga palju inimesi ja pommitame kortermaju, kus pole ainult Hezbollah. Kuidas ta julgeb? Me hoiatame tsiviilisikuid, et nad läheksid eest ära. Me teeme nii täpseid rünnakuid. See oli tõsi ka Gazas. See kehtib meie sõjapidamise kohta. Iga sõjandusekspert on seda öelnud. Keegi ei pea linna sõda nii moraalselt nagu meie, oma enda kulul. Ja kas ma võin seda lihtsalt öelda? Suursaadik, Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides Yehiel Leider, kes kaotas oma poja Gaza sõjas.
ta solvub väga, kui keegi seda mainib. Sest nagu ta ütles, kui Iisrael oleks võidelnud valimatult ja lihtsalt hooneid lammutanud, kedagi otsides, oleks tema poeg täna elus. Ja see on tõsi. Ja muide, praegu Liibanonis, kuna Iisraeli valitsus on väga ettevaatlik, et mitte Trumpi pahameelt ära teenida, Lõuna-Liibanonis olevatele Iisraeli kaitseväe sõduritele on öeldud, et nad jääksid paigale, hoiaksid madalat profiili ja oleksid ettevaatlikud. Ja nad ei kavatsegi rünnata. Ja see muudab nad kergeks sihtmärgiks, sest Hezbollah pole tulistamist lõpetanud. ja las ma ütlen, kui selles kokkuleppes kõigi nende kurjade osapoolte sõnul, kes survestavad Trumpi administratsiooni, kui selles kokkuleppes Seal öeldakse, et nad allkirjastavad ainult siis, kui Iisrael kui kõigil rinnetel kehtestatakse relvarahu ja Iisrael peab Liibanonist lahkuma. See on ilmselt see, mille pärast ta muretseb. Ja kui see on kirjas vastastikuse mõistmise memorandumis, siis jumal aidaku meid. Ja teiseks me teame, et just seda kavatseb Islami Vabariik nõuda igas lõplikus kokkuleppes. Ja viimane asi, enne kui ma sõna teile annan, on see, et kõigile neile, kes arvavad, et Iisrael tahab Ameerika sõdurite surma või midagi sellist, see on naeruväärne. Ja ma ütlen teile, Iisrael, kui me peame üksi tegutsema, siis me tegutseme üksi. Ja mitte ainult Liibanonis, me peame võib-olla ka Iraani ise ründama, mida muide me ka tegime. Meie õhuvägi, nagu isegi USA piloodid ütlevad, meie õhuvägi on ületamatu. Ja kui me peame seda tegema ja kui me peame sinna minema ning nende vastu võitlema ja Iraani ise alistama, samal ajal kui tegeleme ka Hezbollahga, ma ei tea. Võib-olla peame seda tegema. Ja kui peame, siis me ka teeme seda. Ma nõustun sellega, mida sa just ütlesid, aga ma ei ole nõus sellega, kui sa nimetasid meie sõdureid Lõuna-Liibanonis kergeks saagiks. Ma ei nõustu sellega. Nad on lahingusõdurid, raskes maastikus. Nad võitlevad vapralt, nad tegelevad seal Hezbollahi infrastruktuuriga, nad kaitsevad end ja täidavad oma ülesannet. Nad kaitsevad Iisraeli rahvast, eriti neid põhjapiirkonna elanikke, kes on nii palju kannatanud. Nad on lahingusõdurid lahingutsoonis. Kahjuks mõned saavad vigastada ja mõned hukkuvad. Aga nad ei ole kerge saak. Nad võitlevad meie riigi, meie rahva eest. Ja ma ei usu, et nad on olukorras ning ükski Iisraeli valitsus ei paneks neid olukorda, kus nad ei saa end Hezbollaha rünnakute eest kaitsta. Ma tahan edasi liikuda. Üks hetk enne, kui sa edasi liigud, ma lasen sul seda teha. Sõduritelt on tulnud teateid, et pärast vastastikuse mõistmise memorandumi väljakuulutamist ütlesid nende ülemad neile, et ärge tehke midagi. Ärge isegi tulistage enne, kui saate loa. See on tõsi. Sa ei saa lihtsalt, võib-olla on seal olnud piiranguid. Ei, neid piiratakse nüüd viisil, mida varem ei olnud. Jah, meie õhuvägi ründab endiselt. Ma ütlen sulle, Mark, sõduritelt otse rindelt tuleb teateid, et käsud on muutunud pärast seda, kui vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastati. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga isegi kui on, siis nimetada Iisraeli sõdureid lahingus kergeks saagiks. Nad on seal, nad on tugevad, nad võitlevad ja teevad head tööd. Kas on seatud piiranguid suuremate poliitiliste põhjuste tõttu? Ma arvan, et on küll, ja siin ma tõstan esile, ma tahan minna selle teema juurde, millest sa rääkisid. Seal öeldakse, et Liibanonis tuleb relvarahu, mis kehtib kogu 60-päevase perioodi vältel. Ja võib-olla on see üks põhjusi, miks ameeriklased ei taha, et see sõnastus välja läheks. Sest relvarahu on amorfne väljend. Relvarahu võib tähendada erinevaid asju. Iraani tõlgendus relvarahust näib olevat ja nad ütlevad seda, et Iisrael peab naasma rahvusvahelise piiri juurde ja lahkuma Liibanonist, võimaldades Hezbollahal taas võimu üle võtta. Relvarahu võib tähendada ka seda, et Iisrael peatub seal, kus ta praegu on ja jääb kontrollima kogu Lõuna-Liibanoni territooriumi, mida ta praegu kontrollib, kuni läbirääkimised seda muudavad. Ja siin tahan ma öelda järgmist ja ma ütleksin Valgele Majale siin. Kuulake, kui te tahate lasta Iraanil taas Liibanoni üle kontrolli võtta ja panna see riik taas kord igaveseks läbikukkunud riigi teele. Jah, Iraani okupatsiooni all see ongi õige poliitika. Kogu Ameerika pingutus viimaste kuude jooksul on olnud selles, et Liibanon ja Iisrael räägiksid omavahel, mida me ka oleme teinud. Ja meie suursaadik, keda sa enne teises kontekstis tsiteerisid, on neid kõnelusi Washingtonis juhtinud. Ja meil on olnud kõnelusi sõjaväelaste vahel. Ja Liibanoni valitsus ütleb, et nad tahavad Hezbollahad relvituks teha.
Nad tahavad taastada Liibanoni suveräänsuse. Isegi räägiti pilootprojektist, kus Iisrael lahkuks teatud piirkonnast ja Liibanoni armee liiguks sinna sisse. Ja paljud inimesed suhtusid sellesse küüniliselt ja kahtlesid, kas see toimiks või mitte. Aga käivad tõsised arutelud selle üle, kuidas parandada suhteid Iisraeli ja Liibanoni vahel. See Liibanon, mis on olnud Hezbollah kaudu Iraani poolt okupeeritud ala, et kuidagi me muudame seda dünaamika. Kui sunnite Iisraeli ühepoolselt taanduma, siis te mitte ainult ei sea ohtu Iisraeli, vaid viskate minema ka igasuguse võimaluse ehitada parem tulevik Liibanoni rahvale. Olgem siin selged. Liibanoni kristlased. Liibanoni kristlased on Hezbollahst tüdinenud. Liibanoni sunniidi moslemid on Hezbollahst tüdinenud. Liibanoni druusid on Hezbollahst tüdinenud. See on enamus Liibanoni elanikkonnast, isegi šiia kogukonnas, mis on olnud Hezbollah traditsiooniline tugipunkt. Hezbollahs toetuses on üha rohkem mõrasid. Isegi nende enda inimesed küsivad, Hezbollah, mida te teete? Mis sõda see on? Miks te tirite meid sellesse sõtta Iisraeliga võõra riigi pärast? Ja see võõras riik on loomulikult Iraan. Nii et Liibanonis on dünaamika, mis pole probleemideta. Ma ei ütle, et homme saab kõik suurepäraseks, aga seal on positiivne dünaamika. Õige otsuse suunas on hoog sees. Kui Ameerika nõustub Iraani tõlgendusega relvarahust, mis tähendab, et Iisrael peab taanduma, siis visatakse kõik see lihtsalt üle parda. See on viga Iisraeli jaoks. See on viga Ameerika Ühendriikide jaoks. See on viga Liibanoni jaoks. Absoluutselt. Olgu, räägime korraks sellest õigest ja sellest väitest, nagu ütlevad kõik pooled kogu poliitilises spektris, et Trump teeb seda osaliselt novembris toimuvate vahevalimiste pärast, eks? Lihtsalt selgituseks neile, kes ei tea või kes ei ole ameeriklased, kõik ei ole ju ameeriklased, et novembris toimuvad vahevalimised, kuid Trump ise nendel vahevalimistel ei kandideeri. Esiteks, praegu toimuvad eelvalimised ja Trump toetab vabariiklaste eelvalimiste kandidaate, lootes, et nad võidavad. Aga novembris lähevad nad siis vastamisi demokraatidega. Kui vabariiklased kaotavad vahevalimistel esindajate koja ja senati, siis see tähendab kahte asja. Üks on tagandamisprotsess Trumpi vastu, mis pärast on tema jaoks väga oluline mitte kaotada mõlemad koja, eks. Ja minu arvates on see ka Ameerika jaoks halb. Tõesti halb, nii ameeriklasena kui ka iisraellasena. Ma arvan, et see oleks Ameerika jaoks kohutav, kui demokraadid võtaksid üle esindajate koja ja senati. Aga siin on minu teooria, mida keegi ei paista märkavat. Ja see ongi, ma arvan, et Trumpil on... Ma arvan, et vabariiklastel on palju parem võimalus võita, mitte kaotada kohti kongressi vahevalimistel. Kui nad on võitjate poolel, mitte alistujate poolel, mitte Tucker Carlsoni, Megyn Kelly ega J.D. Vance'i poolel. Ma usun, et see põhineb nüüd ka küsitlustel ja muul sellisel. Jah, ameeriklased igast eluvaldkonnas tahavad, et nende kütuse hinnad oleksid madalamad. Aga kui asi puudutab Ameerika võimu ja suurust, siis lõppude lõpuks, mis on see teeme Ameerika taas suureks? Ameerika ei saa olla nõrk kaotaja rahvusvahelistes suhetes ega saa anda oma võimu üle mingile sitale väikesele teokraatiale. Et ta võidab ja muudab maailma paremaks, paremaks ja turvalisemaks paigaks. Ja kui vahevalimised on tal mõttes, siis ma arvan, et ta teeb tohutu vea. Nii et ootame ja vaatame, aga on selge, et Trump ei taha, et tema käed oleksid seotud oma teise ametiaja teises pooles pärast vahevalimisi. Ta ei taha olla olukorras, kus tema suhtes algatatakse tagandamismenetlus ja ta peab tegelema kõigi nende asjadega kongressis ning ka tema kõrgete ametnike suhtes algatatakse tagandamismenetlus. Me teame, mis võib juhtuda, kui ta kaotab kontrolli kongressi üle. Tõde on see, et minu arusaamist mööda on võimalus, et ta kaotab senati teoreetiliselt olemas, kuid enamik eksperte usub, et seda ei juhtu. Esindajate koda on see päris koda, mis tähendab, et tema suhtes ei saa tegelikult tagandamismenetlust algatada, sest senat peab selle algatama. Aga ikkagi, see on aeg, see on pingutus, see tähendab kongressiga tegelemist, see on keerulisem ja see on aeg, mida ta eelistaks veeta oma viimased 2 aastat ajaloolise jälje jätmiseks. Aga ma olen sinuga nõus, et kui tal oleks olnud tõsine võit iraanlaste üle, oleks see teda valimistel aidanud. Aga tema näeb asju, mida ei sina ega mina ei näe. Kas on võimalik, et ta arvas, et kiiret lahendust ei tule? Võib-olla oli ta võtnud kasutusele kurnamisstrateegia, mis põhineb majanduslikul ja sõjalisel survel.
ning lõpuks toimib, aga võib-olla ei tööta see novembriks. ma ütleksin siin midagi, mida minu arvates on vaja öelda. Kui me nüüd läheme teoreetiliselt 60-päevasele vaikuse perioodile, et näha, kas nad suudavad selle kokkuleppe saavutada. Ja nagu ma varem ütlesin, siis ilma surve avaldamiseta olen ma väga skeptiline, kas on üldse võimalik panna iraanlasi nõustuma asjadega, millega nad seni pole nõustunud. Aga kui me läheme 60-päevasele vaikuse perioodile, siis tekib küsimus, mida selle vaikusega peale hakata. Ma toon teile ühe näite. Saate rajada ja laiendada torujuhtmeid Pärsia lahest, mis kulgevad üle maa Vahemere või teiste veeteedeni, et piirata Iraani võimet naftavarustust selle kitsaskoha kaudu kontrollida. Ma mõtlen, kas te kasutate seda aega nii, et kui me naaseme võitluse juurde lähitulevikus, siis suudame paremini toime tulla Iraani poolt esitatavate ohtudega. Selle kitsaskoha olemasoluks pole mingit põhjust. Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest viisid torud teistesse kohtadesse, et naftat ja gaasi piirkonnast välja viia, kuid need polnud piisavalt arendatud. Kas nüüd järgmiste kuude jooksul, enne kui me võitlusse naaseme, luuakse infrastruktuur, mis vähendab iraanlaste võimet hoida maailma oma energiakitsaskoha haardes? Olgu, sa mainisid vahevalimisi. Räägime nüüd meie valimistest Iisraelis, mis on peagi tulemas. Väga kiiresti, sest meie aeg hakkab otsa saama. Me ütlesime eelmisel nädalal ja üle-eelmisel nädalal, et kui me järgmise nädala taskuhäälinguks kohtume, on meil valimiste kuupäev olemas. Meil ei ole veel Iisraeli valimiste kuupäeva. Aga sellega seoses teame me välistamise teel, et tõenäoliselt räägime oktoobri teisest poolest, mis tähendab, Knesset on olnud ametis terve ametiaja. Ja tundub, et need on kuupäevad, mida tasub üles kirjutada, kas 20 või 27 oktoober. Sellele palustatakse kõige rohkem. Iisraeli valimised 20 või 27 oktoober. Teisisõnu vaid mõned päevad enne vahevalimisi Ameerikas. Ei, ma mõtlen, see on tegelikult väga huvitav. Olgu, selle masendava mõttega või võib-olla sina ei ole masendunud, aga mina olen sellepärast väga vihane ja masendunud. Kohtume uuesti järgmisel nädalal. Ootan seda väga. Ja ma tahaksin öelda veel ühe viimase lause, natuke oma tehtud regetarkust. See pole kunagi nii hea, kui tundub, aga see pole ka kunagi nii halb, kui tundub. Muide, ma ei nõustuks sellega. Aga muide, meie järgmine taskuhääling tuleb otse tippkohtumiselt, JNS-i tippkohtumiselt, mis toimub sel nädalavahetusel ja jätkub järgmisel nädalal. Kohtume siis.